Tere tulemast minu kanalile. Minu nimi on Ivar Kuussev ja tänane video on ajendatud ühest sõnast, mis on viimasel ajal mitmeid kordi üle mu huulte tulnud. Ja see sõna on kasvukoht. Ja ma ei mõtle selle all kohta, kus me üles oleme kasvanud, vaid ma mõtlen selle all neid hetki, kus meil on võimalik areneda, kasvada. See sõna on aidanud mind mu enda kogemuste juures ja see on aidanud ka siis, kui ma kuulan oma sõpru või tuttavaid ja peegeldan neile tagasi nende läbielamisi. Iga vähegi negatiivsema alatooniga kogemus, mis meil on. Kuigi me teame, et ükski olukord ei ole tegelikult üdini halb või hea, positiivne või negatiivne. Tegelikult on kõik olukorrad neutraalsed, aga selle pointi edasi kandmiseks oletame, et need on negatiivsed kogemused. Siis ma olen kasutanud nende olukordade juures sõna kasvukoht ja see aitab mul endal kohe automaatselt nagu sagedust tõsta ja näha kohe hoopis teises perspektiivis neid olukordi. Ma olen saavutanud oma elus sellise tsükli või mustri, et ükskõik, mis mu elus juhtub, see on alati millekski hea. Või vähemalt see juhtub mingi põhjusega. Ja kui algselt seda põhjust ei näigi nagu olevat, siis tagantjärgi vaadates ma olen alati näinud, kuidas asjad loksuvad hoopis paremini kokku või paika, kui nad algselt olid. Ja kui pidevalt kasutada negatiivseid kogemusi kasvulatvadena, siis saab elu kiirenduse sisse. Kui mõni jääb asjad üle norutama, siis mind lennutavad need olukorrad lihtsalt nagu katapuldiga kiirendusega arenguteel edasi. Ja ma näen, et elu ongi üks elukestev kasvamise protsess. Mitte, et see kasvamine oleks eesmärk omaette, vaid ennast pidevalt arendades ja juurde õppides meil on võimalik saada pidevalt järjest paremaks versiooniks endast. Ja see võiks küll olla juba eesmärk omaette. Alati, kui on mingisugune pingeline olukord, kui miski või keegi ajab meid endast välja, ajab meid närvi, siis mina ajan alati selja sirgu, hingan sügavalt sisse välja paar korda ja kohe huviga nõjatun ettepoole, sest ma saan aru, et siin on peidus mingisugune kasvukoht ja mul on võimalik areneda siit, et ma just kui elevusega liigun nende kogemuste poole. Et ma tean, et kui mingi asi tekitab tugevaid emotsioone, siis siin on midagi peidus minu enda jaoks. Järelikult tuli see inimene mulle midagi peegeldama. Siin on mingisugused vanad mustrid, mis südast tulevad või traumad. Või siis on tulnud see inimene peegeldama mingisuguseid teemasid, mis on meie ühisteaduses praegu aktuaalsed ja millega me kõik kokku puutume. Me kõik oleme omavahel ühenduses tegelikult. Mul oli alles hiljuti isaga üks väga tuline vestlus ja teemaks olid need meeleavaldused, mis hetkel Toompeal ka siiamaani vahelduva eduga toimuvad. Ma ei hakka nagu väga süvitsi minema sinna meie argumenteerimisse, aga lihtsalt ma saan öelda, et meie arvamused kogu sellest asjast, sellest teemast on täiesti erinevates poolsustes. Ja see vestlus tõi väga tugevaid emotsioone meis mõlemas üles. Kohe, kui ma valisin antud teemal kaasa argumenteerida, siis ma aktsepteerisin fakti, et tegemist on väga suure kasvukohaga minu enda jaoks. Ja ka isa jaoks tegelikult, kui ta soovib ja valib seda niimoodi näha. Et tegelikult praegune olukord maailmas on väga palju peresuhteid, sõprussuhteid purustanud. Sest et lihtsalt inimestel on nii erinevad arvamused kogu sellest, mis maailmas toimub. Aga kasvukoht siis selles suhtes, et kuidas kommunikeerida nii, et me ei muutuks isiklikuks, ei süüdistaks, ei häbistaks teisi tema vaadete üle, vaid püüaks kuulata, püüaks mõista, püüaks valideerida teisi tundeid, püüda valida sõnu, mis tulevad südamest, armastusega, mitte kaitsta ainult oma seisukohti ego tasandil
ja õigustada neid ja teha teise seisukohti maha. Me ei pea rääkima pidevalt nii, nagu me oleme alati rääkinud või kuidas meid on õpetatud rääkima või kuidas me näeme, kuidas teised räägivad. Meil on alati valik ja miks mitte siis valida midagi paremat, miks mitte püüda leida rohkem lahendusi, mitte tekitada rohkem eraldatust, polaarsust. Pärast seda tulist vestlust õhtul veel üksi olles, kui ka ma ise olin palju rohkem rahunenud, siis ma tegelikult tuli väga suur tänutunne sisse kogu selle teema, kogu selle olukorra eest, sest et ma näen, kuidas tegelikult selles vestluses mängisid välja põlvkondade pikkused mingisugused kinni jäänud energiat, ringlema jäänud energiat, mida ma suutsin neutraliseerida. Ja ma näen ka selles ühte oma elumissiooni, milleks ongi põlvkondade pikkuseid karmalisi energiaid neutraliseerida. Hetkel on käes aprill 2021 ja tegemist on ülipõneva ajaga minu jaoks. Et ma ütleks, et see on üks huvitavamaid perioode üldse mu elus siiani. Et ma tõmban endale nii huvitavaid situatsioone ligi. Et näiteks alles hiljuti juhatas elu mind taas suhtlema 2 sõbrannaga, kellega meie suhtlemine oli lõppenud juba mõned aastad tagasi teatud konflikti tõttu. Mõlemad täiesti erinevad teemad, need sõbrannad ei tea teineteist, täiesti erinevad konfliktid. Aga see on huvitav, et just praegusel perioodil need inimesed mu ellu tagasi on ringlenud. Ja see ei olnud lihtsalt nii, et üks meist otsustas teisele kirjutada ja ongi kõik. Vaid minu jaoks on see konkreetsete sündmuste jada tulemus. Et see sai üldse juhtuda, kus ma kuulasin oma intuitsiooni ja jätsin mõne inimesega ühendust võtmata või jätsin teatud hetkel teatud kohta minemata ja selle tulemusel sai võimalikuks kontakt nende sõbrannadega just sel hetkel nendes kohtades siis, kui see toimus. Üldiselt ei tõtta ma tagasi suhtlema inimestega, kellega kord on juba suhtlemine katkenud, sest et ma usun, et elu ei tee vigasid. Selleks, et ikkagi uuesti suhtlema hakata, on mul vaja teada ka selle teise inimese kavatsusi ja kuidas nad nüüd näevad kogu seda situatsiooni ja eelmist situatsiooni, kas nad on vahepeal kasvanud ja nii edasi. Ja mul on vaja ka kindlalt teada, mis on minu enda eesmärk selle energiavahetuse uuesti avamiseks. Ja mõlemat seda aastate tagust konflikti kohta näen ma nüüd kasvukohana nii mu enda jaoks kui ka nende sõbrannade jaoks, kui nad soovivad ja valivad seda nii näha. Et tookord need olukorrad tõid meis mõlemas väga tugevaid emotsioone üles jällegi ja järelikult on seal midagi, millesse süübida ja põhjus endale otsa vaatamiseks. Oma töös meeskonnajuhina puutun ma tihti kokku tagasiside andmisega ja eranditult igat korda võtan ma kasvukohana nii mu enda jaoks ja ilmselt ka nende jaoks, kes tagasisidet saavad. Aga ma alati valmistun tagasiside andmiseks. Ma mõtlen, kuidas mulle meeldiks antud tagasisidet saada ja milline on parim viis seda infot edasi anda. Ma olen antud teemal ka ennast palju ise harinud ja mind huvitavad uued juhtimisstiilid, mitte need viisid, kuidas alati on asju tehtud. Ja ma arvan, et ma teen ükskord ka eraldi video tagasiside andmisest. Aga jah, ka selles osas näen ma, et tagasiside andmised on kasvukohad, et meil on iga kord võimalik valida, kuidas me antud infot edasi anname, milline on meie kehahoiak, milline on meie hääletoon, meie rütm, mis on see kindel, mis on see õige aeg ja koht ja viis, kuidas seda kõike teha, et seal on nagu nii palju nüansse ja see on tõeline kasvulava. Kokkuvõttes me teeme seda kõik ainult enda jaoks, mitte kellegi teise jaoks. Ja see on hea viis tähelepanu nagu välistelt asjadelt, situatsioonidelt, olukorradelt ja inimestelt tähelepanu endasse süübida
suunata ja võtta vastutus oma tegude eest. Kui nüüd natukene välja zoomida, siis ma näen seda asja tegelikult ka niimoodi, et me ise paneme teatud kasvukohti enda teele siin elus. Olgu selleks siis kõrgem mina või loojatasand või kuidas iganes ta nimetada. See, mis näeb natukene suuremat pilti ja kellel on natuke parem ülevaade ja näeb, kuidas meil on võimalik teatud olukordadest ennast katapulteeruda lihtsalt kiirendusega edasi arenguteel. Vot selline video seekord. Ma loodan, et keegi sai siit midagi ja ehk leidis ka inspiratsiooni näha enda negatiivseid olukordi kasvukohtadena hoopis. Sest meil on alati võimalik valida, millisest perspektiivist me olukordi näeme. Ja lisaks mustritele, traumadele ja varjupooltele annavad kasvukohad võimaluse ka tagasi vaadata oma tehtud otsustele ja valikutele elus ja teha sellest korrektuure edaspidiseks. Inimesed, kes siin videos läbi käisid, tundsid ennast kindlasti ära, kui nad seda videot üldse vaatasid. Aga ma usun, et ma olin piisavalt diskreetne ja austasin nende privaatsust ja rääkisin ainult enda seisukohast, nendest kogemustest. Nii et teadke, et mul on ainult armastus teie vastu. Nii et kohtumiseni.